tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 11 kuni 17 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin sauade viiega. Sauade viis on selline, ta on nagu võitlus, võimuvõitlus või konkurents või ta võib olla ka mingisugune juriidiline probleem või siis mõttetalgud. Aga mulle tundub, kuna teil on siin kõrval mõõkade 3, mis on südamevalu kaart, südamevalu kellegi nagu lähedase inimese pärast, et mulle tundub, et see on nagu võitlus kas tema eest või tema pärast, vaidlemine kellegagi. Ja kuna siit edasi tuleb tähekaart on see, mis räägib tervenemisest, lootusest, uutest algustest, soovide täitumisest. Ja seal edasi tuleb veel keisrinna, siis mulle tundub, et kogu see südamevalu ja see nagu võitlemine selle inimese pärast või tõestamine või mis iganes sealt nagu, kus kohas need suusad risti on, et kellegagi vaidlemine või millegi tõestamine, et see kõik nagu kannab vilja. Et kuna see tähekaart räägib ikkagi lootusest ja tervenemisest ja edasi tuleb keisrinna, kes nagu absoluutselt kõik parandab ära. Keisrinna on nagu maaema, tema on nagu tingimusteta armastus, tema on nagu absoluutselt ehtne selline, kes kui oma käe ikka ulatab, siis inimesed paranevad ära ja asjad lahenevad ära. Et tema ongi minu jaoks tingimusteta armastus, ta on maaema, tema armastab absoluutselt kõike ja kõiki. Tema on selline naine, kes tuleb appi igal ajal ja igas olukorras, tuleb öösel, tuleb päeval. Tema tuleb appi ja ta lihtsalt ei aita, vaid ta lahendab need olukorrad ka ära. Siin all on mõõkade rüütel. No mõõkade rüütel tahab ära teha ka asjad, aga tema teeb õiguse järgi need. Mõõkade rüütel hakkab tegutsema siis, kui temal on kindel plaan. Tema ajab ikkagi asjades ja paberites näpuga järge. Ta on väga hea liitlane. Et kui teil on siin mingisugused probleemid, mõne lähedase inimese pärast selline muretsemine ja asjad, mida teie arvate, et teie saate tema heaks või tema pärast korda ajada, siis mõõkade rüütel on väga hea kaaslane selleks. Teil on vaja julgust ja jõudu selle kõigega tegeleda. Ja see julguse kaart või jõukaart on siin alumises reas täiesti olemas ja siin on veel ka müntide 8 ja müntide 8 räägib seda, et teie olete ise oma laeva kapten. Teie küürite tekki ja teie juhite oma elulaeva. Kui teie olete nüüd nõuks võtnud selle lähedase inimese pärast oma südant valutada ja asjad tema jaoks või tema eest korda ajada, siis mina näen siin küll seda, et see peaks teil ka väga hästi korda minema, et teil on see julgus ja jõud sellega tegeleda. Teil on siin liitlaseks keisrinna koos selle mõõkade rüütliga. Kui keisrinna paneb sinna kogu oma armastuse, siis mõõkade rüütel lisab sellele veel ka selle seaduslikkuse ehk näpuga järgi ajamise, kindla plaani, struktuuri. Tema ongi see, kes tema jälgib seadust ja tema vaatab, et asjad saaksid aetud õigesti. Et kui teie nagu veel võib-olla kõike ei tea ja kõiki nüansse ei näe, siis mõõkade rüütli abiga te näete absoluutselt kõike ja saate väga hästi kõigega hakkama. Et küüritegi seda tekki, juhitegi seda laeva ja võitletegi siis selle oma võitluse selle kas inimese eest või inimese pärast, valutate te oma südant ja proovite teda igati aidata ja lahendusi leida sellele tema olukorrale. Et niimoodi saan mina täna selle nädala kaartidest aru.
Mis ma oskan teile öelda? Toetuge siis sellele keisrinnale ja mõõkade rüütlile, et teil on olemas see julgus, teil on olemas see jõud selle kõigega hakkama saada ja see võitlus pidada või siis aidata seda inimest, keda te aidata tahate. Et mis ma oskan öelda, soovin teile jõudu selles kõiges. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.